Tulevad andmed, üle 3000 rünnaku Iraani, hävitatud 43 sõjalaeva. Iraani droonirünnakud vähenesid 83% pärast stardikohtade rivist väljalöömist. Peamine uudis on, et USA hävitas Iraani salajased punkrid, mida Iraan pidas turvalisteks, kuid see illusioon purunes. Punkrid varisevad iseenda peale kokku. USA kasutas peatamatuid punkrihävitajaid, mis hävitasid Iraani maa-alused koopad. USA taktika on olnud lihtne ja tõhus. Punkreid hävitamisel kaotab Iraan vastupanuvõime. USA on B-2 Spirit stealth-pommitajaga hävitanud Iraani raketilinnad, takistades neil kasutada oma võimsaimat relva vastulöögiks. Iraani aastaid ehitatud maa-alused laod ja stardiplatvormid osutusid lõpuks suureks nõrkuseks, nagu näed edaspidi. Aga enne kui selleni jõuame, paljastavad keskväe juhatuse juhi admiral Brad Cooperi kommentaarid, kui laastavad on olnud USA rünnakud Iraani salajaste punkrite vastu. Viimase tunni jooksul heitsid 2 USA pommitajat 10 2000-naelaseid läbistuspomme sügavale maetud raketiseadmetele, teatas Cooper 5. märtsil. Ta ütles, et USA järgib president Trumpi otseseid käske. Et hävitada Iraani raketivõimekus, president andis veel ühe ülesande: hävitada või tasandada Iraani ballistiliste rakettide tööstusbaas. Me mitte ainult ei hävita nende olemasolevatega taastumisvõimet, vaid ka kogu nende sõjalise doktriini. Iraan arvas, et tema tohutud ballistiliste rakettide varud, mida Iisraeli kaitsevägi hindas 1. märtsi seisuga umbes 2500-le, oleksid piisavad. Iraan eksis. See kaotab raketid ja stardikohad ning Cooperi sõnul järgmisena tootmisvõimekuse. See on võimalik tänu USA hirmu äratavatele punkripommidele, mis tungivad sügavale Iraani raketilinnadesse ja hävitavad kõik Iraani jaoks kasulikku. Vaatame pommi lähemalt. Cooper ei maini selle pommi kohta midagi konkreetset peale selle kaalu ja fakti, et seda kasutatakse Iraani raketipaikade sügavuti läbistamiseks, et need rivist välja lüüa. Nende 2 info põhjal võime järeldada, et kõne all olevad pommid on tõenäoliselt BLU-109 tüüpi, mida võidi kasutada Iraani salajaste punkrite vastu. Kui need ühendada GBU-31 Joint Direct Attack GPS juhitavate pommidega, muutuvad tavalised pommid täppisrelvadeks. See konkreetne konfiguratsioon võimaldab Ameerika pommitajatel rünnata Iraani baase kuni 15 miili kauguselt, võimaldades pommitajatel, millel puudub vargtehnoloogia, oma laengud välja lasta ja põgeneda enne, kui Iraani õhutõrje purustatud jäänused jõuavad reageerida. Mis puudutab BLU-109 pommi ennast, siis see kaalub umbes 2000 naela, nagu Cooper ütleb. Ja see on valmistatud terassulamist kestaga, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et pomm suudaks läbistada ja hävitada tugevdatud sihtmärke. Kui pomm plahvatab, vabastab see lõhkeainega killu pealaengu, mis hävitab kõik teel ja tekitab kraatri. See võimaldab jätkurünnakuid, kasutades BLU-109 pomme või muud laskemoona, kui pomm tungis esimesel korral piisavalt sügavale. See võib muuta plahvatuse maa-aluse raketibaasi täielikuks hävinguks. Me oleme varem näinud, mida need pommid suudavad teha. 2025. aasta 7. veebruaril teatas Warzone Blue 109 lõhkepeaga GBU-31 kasutamisest, mis tappis Hezbollah juhi Hassan Nasrallahi ja mitmed tema ametnikud. Iisrael tuvastas maa-aluse punkri, mida Hezbollah juhid kasutasid võitluse koordineerimiseks Iisraeli vastu ja ründas seda. Vaja läks vaid BLU-109 lõhkepead, mis hetkega sihtmärki tabades tungis läbi ja kõrvaldas Nasrallahi. Rünnakust oli isegi video, mida jagas Osint Defender X konto, kus on näha, kuidas pomm tungis nii tõhusalt läbi enne plavatust, et läheduses viibinud tsiviilisikud jäid rünnakust ellu. Just seda kasutasid USA väed Iraani salajaste punkrite vastu. Tõenäoliselt nii suures koguses, et neil punkritel polnud mingit võimalust ellu jääda. Kuidas on USA suutnud seda ikka ja jälle teha? Iraani loodud raketilinnades on sisse ehitatud hullumeelne ja saatuslik viga, mis võimaldab sellises ulatuses rünnakuid, nagu USA on need korraldanud. Jää meiega, et teada saada, mis see viga on. Enne edasiliikumist tasub selgitada raketilinna mõistet, mis on Iraanis ainulaadne ning kujunes riigi strateegia keskseks osaks. Vaenlane raketirünnakutega üle ujutada, kui režiim on ohus. Iraani režiim armastas oma raketilinnu. Ta oli nii kindel, et tegi isegi videotuuri rajatisest, olles liialt enesekindel, et keegi ei saa neid ohustada.
Demokraatia Kaitsefond teatas sellest 2025. aasta märtsis, peaaegu aasta enne, kui USA näitas Iraanile, miks salajaste maa-aluste rajatiste üle uhkust tunda pole mõistlik. Iraan avaldas selle video 4. ja näitas, kuidas ta hoiustab keskmise tegevusraadiusega ballistilisi rakette nagu Hajj Qasem ja Qader-H, mille lennuulatus on umbes 1000 miili. Näidati tiibrakette maasihtmärkidele ja Iraani ulatuslikku maa-alustunnelite võrgustikku oma tohutute raketivarude ladustamiseks ja transportimiseks. See oli Iraani jõudemonstratsioon, mis on neile valusalt kätte maksnud. Iraan ei mõistnud, et maa-aluseid rajatisi näidates paljastas ta oma sõjalise doktriini suurima nõrkuse. Wall Street Journal kirjutas 5. märtsil, et Iraani punkrite ehitamine võttis aastakümneid, kuid midagi läks Iraani jaoks valesti. Ja Iraani sõda USA ja Iisraeliga on kestnud umbes nädala, et paljastada, et need ei ole ja võib-olla pole kunagi olnudki võiduvõti, mida Iraani režiim lootis. Praegune olukord tõestab seda. Iisraeli ja USA luure on kergesti tuvastanud nende niinimetatud salajaste punkrite asukohad, sest teede ehitust hõreda asustusega aladele on raske varjata. Satelliidipildid näitavad rakettide ja personali liikumist punkritesse ja välja. Need olid puudused, aga mitte saatuslik viga, mille varsti avalikustame, sest need võimaldasid Iraani vaenlastel jälgida ja oodata. Haavatavused tuvastati ja kui aeg saabus, viidi läbi rünnakud, mille tohutu läbistusjõud muutis Iraani raketilinnad sõjas peaaegu ebaolulisteks. USA ja Iisraeli sõjalennukid ning relvastatud droonid tiirutavad kümnete maa-aluste baaside kohal, rünnates rakette kandvaid stardiseadmeid, kui need tule avamiseks välja ilmuvad. Raske pommitajad on pommitanud neid paiku, mattes mõnes kohas Iraani relvi. Wall Street Journal annab ülevaate praegusest olukorrast. Iraani õhutõrje tundub olematu. Punkridest on saanud surmalõksud. Sisse- ja väljapääsud on USA punkripommide poolt hävitatud. 2000-naelased Blue 109 pommid ei suuda tungida sügavale raketilinnadesse, kuid piisavad tunnelite varistamiseks, mis viivad maa-alustesse punkritesse. Ning piisavalt tugevad, et hävitada raketi stardipaigad, mis peavad olema maapinnale lähedal, et Iraan saaks tulistada ballistilisi rakette. Iraan ei arvestanud, et maa-alune punker on kasulik vaid seni, kuni on salajased sisse- ja väljapääsud. Need teed pole salajased. USA kasutas punkripomme, et need sulgeda, vangistades Iraani sõjaväelased ja raketid linnadesse, mis pidid olema Iraani mängumuutjad. USA põhjustatud kahju ulatus on juba näha satelliidipiltidelt, mis levivad peavoolumeedias. 3. märtsil avaldas New York Times artikli Iraani punkrite ja raketipaikade enne ja pärast piltidest. Isfahani lähedal asuv paik oli 3. märtsiks hävitatud. Kangavaris oli maa-aluse rajatise sissepääs 2. märtsiks täielikult sisse varisenud. Kermanshahis olid 2. märtsiks maapealsed hooned hävitatud ja samal päeval tehtud fotol oli näha kraatrit raketilinna tunnelite sissepääsude juures. Pole keeruline mõista. Läbistaja tungis maasse ja tunnel varises kokku. See lugu on Iraanis korduvalt juhtunud. Ja see on juhtunud selle saatusliku vea tõttu, mida me varem mainisime. See viga muutis Iraani peaplaani nõrkuseks, mis tagantjärele tundub etteaimatav ja peaaegu naeruväärne. Kui soovid sellist arusaama rohkem kuulda, telli The Military Show. Analüüsime iga nädal sedasi. Nüüd see saatuslik viga. Viga, mis lubas USA-l vabalt kasutada punkripommitajaid Iraani sõjastrateegia halvamiseks. Mis see siis on? Lühidalt, raketilinnad. Nii muljetavaldavad, kui Iraan neid ka pidas, on võtnud Iraani raketistrateegialt kogu liikuvuse. Sam Lee, teadusassistent James Martini tuumarelva leviku tõkestamise keskuses selgitab seda Wall Street Journalile. Leer ütleb, et mis varem oli liikuv ja raske leida, on nüüd paigal ja kergem tabada. See tähendab, et Iraani raketilinnad sadade ballistiliste rakettide ja vajalike laskeseadmetega on USA jaoks muutunud kergeteks sihtmärkideks. Kui nende maa-aluste punkrite asukohad on avalikustatud ja on selge, et nii USA kui ka Iisrael teadsid nende asukohti juba ammu enne ühisoperatsiooni alustamist, siis on Iraanil valikud otsas. Mida ta veel teha saab peale oodata ja USA lööke vastu võtta? USA saadab järjest punkripommitajaid, sest teab, et Iraanil pole enam taganemisteed. Iraan ei saa raketilaskeseadmeid enam linnadest välja viia, kui USA sõjalennukid on jahil. Isegi need sisse- ja väljapääsud, mis pole sisse varisenud, pole ohutud. Raketi väljalaskmisele järgneb kohe pomm.
satelliidid jälgivad ja pildistavad pidevalt, mistõttu Iraanil jäi üle vaid hoida oma inimesi ja rakette rajatistes, mida ta pidas sõjavõidu võtmeteks. Iraan oli plaaninud oma raketilinnadest läbi viia massiivseid rünnakuid. Iraani võimalused reageerida USA ja Iisraeli pommirünnakutele on nüüd tugevalt piiratud. See saatuslik viga võimaldas USA'l kasutada lainetel põhinevat rünnakustrateegiat, nagu selgitas endine USA armee raketispetsialist Colin David. Rünnakud toimuvad lainetena, hävitades korraga 2-3 sihtmärki. David ütles, et pärast mitut lainet kaotavad baasid tõhususe, sest rajatised ja raketiheitjad hävitatakse. Iraani salajased punkrid ei saa liikuda. Need polegi nii salajased, kui Iraan arvas. Korduvalt ründavad USA väed, iga rünnakulainega purustades veelgi rohkem tunneleid, hooneid ja raketistardiplatse. Iraani olukord halveneb veelgi. Vähem või 2 nädalat pärast sõja algust on USA'l nüüd aega kasutada, sest nad ei hävita ainult süstemaatiliselt Iraani salajasi raketipunkreid. USA on samuti demonteerinud kogu Iraani õhutõrjevõrgu, mis võimaldab nende pommitajatel ja hävitajatel lennata praktiliselt takistamatult Iraani õhuruumis. Iisraeli staabiülem kindralleitnant Eyal Zamir väidab, et umbes 80% Iraani õhutõrjesüsteemidest on rivist väljas, võimaldades USA'l ja Iisraelil riiki sügavamalt tungida. Iraani pealinn Teheraan on nüüd haavatav kõigi löökide suhtes, mida liitlased soovivad läbi viia, ning sama võib öelda ka raketilinnade kohta, mis on juba tugevalt pihta saanud. See tähendab, et ees ootab rohkem rünnakuid kui varem. Kõigi seni rünnakule vastu pidanud Iraani punkrite jaoks tiksub nüüd kell. USA võib rünnata igal ajal ja Iraan saab vaid loota, et nende isoleeritud õhutõrjesüsteemid tabavad juhuslikult. The Wall Street Journal märgib, et Iraani õhutõrje kaotus põhjustas nende salajastele punkritele lisaprobleemi. Ameerika aeglased luurelennukid saavad nüüd lennata üle suure osa Iraanist, kartmata raketirünnakuid. Luure pakub Ameerikale rohkem infot, mida kasutada Iraani raketibaaside ründamisel tulevikus. Turvalised punkrid on laine järel hävitatud USA 2000 naelaste läbistavate pommidega, mida saab nüüd igal ajal ja igal pool kasutada. Juba sõja algfaasis on selge, kui palju see mõjutab Iraani plaani sihtmärke rakettidega üle külvata. Tuum näiteks Iraani raketiheited. Raketilinnakutesse peidetud raketiheitjad muutuvad kasutuks kas hävitamise või koobastesse tunnelitesse mattumise tõttu, mille Iraan ehitas kaitseks. Esimese 24 tunni jooksul pärast seda, kui USA ja Iisrael alustasid oma ühisrünnakuid, on umbes pooled Iraani raketiheitjatest rivist välja viidud, teatab New York Times. See kõik oli osa plaanist. USA hävitas kiiresti poole sellest, mida Iraan lootis kasutada oma küllastustaktikas, enne kui Iraan olukorda mõistis. 8. märtsiks oli umbes 70% Iraani raketiheitjatest rivist väljas, mis vähendas nende võimet tulistada raketisalvesid Ameerika baasidele või Iisraelile. Iraani raketistardid on nüüd palju piiratumad. Ja nagu kohe teada saad, kaasneb iga Iraani praegune raketistart tohutu riskiga. 10. märtsi Jerusalem Posti artikkel kirjeldab Iraani raketistrateegia kokkuvarisemist. Iraan viis 28. veebruaril läbi 480 raketistarti, püüdes kiiresti kõik raketid välja lasta, kuna Ameerika punkrihävitajad takistasid massilist raketirünnakut. 9. märtsiks tegi Iraan vaid 40 raketistarti päevas, mis on 92% vähem kui 28. veebruari tipp. See pole Iraani vabatahtlik otsus. Droonirünnakud on langenud 720-lt vaid 60-ni päevas, sest rünnakud on hävitanud stardivõrgu, mis oli Iraani strateegia tuum. Huvitaval kombel toob sama väljaanne välja, et nägime midagi sarnast ka 2025. aasta suvel toimunud 12-päevase sõja ajal Iraani ja Iisraeli vahel, kui Iraani raketistardid langesid 100 päevas umbes 5-ni 9 päeva jooksul. See võib viidata, et Iraani raketivarud pole nii suured, kui riik soovis näidata. See pole aga oluline, kui nii paljud Iraani laskeseadmed on rivist väljas. Hetk tagasi mainisime riski, mis kaasneb kõigi Iraani edasiste raketistartidega. Mida me selle all mõtleme on see, et USA ja nende punkrihävitajad pole kuhugi kadunud. Samuti pole kadunud luurelennukid, mis pidevalt otsivad märke raketistartidest. Raketi laskmisel ründab USA. Trumpi sõnul suudab USA tuvastatud raketistardile reageerida 4 minutiga, saates pommitaja punkrihävitajaga stardipaika lõplikult hävitama. See ei anna Iraanile palju aega raketilaskeseadmete varjamiseks.
isegi kui 4 minutit piisab, hävitab USA rünnak mis tahes ava, mida raketistardiks kasutati, võttes režiimilt veel ühe piiratud võimaluse. Iraanil ei ole võimalust kasutada raketistartideks maa-aluseid šahtisid, nagu näitab ka see, et enamik nende raketistarte toimub mobiilsete laskeseadmete kaudu, mis tuleb välja avatud alale tuua. Iraan arendas seda võimekust. Wall Street Journali järgi on üle riigi algelised šahtid. Niinimetatud šahtid on vaid augud, mille Iraan on kaevanud mäenõlvadesse Pärsia lahe piirkonna suunas. Need hävinevad lihtsalt punkrihävitajatega ning nende kasutus on ehituse tõttu piiratud. Nüüd saab Iraan vaid ellujäämisele loota. Iga mööduv päev toob endaga kaasa uudiseid järjekordsetest USA ja Iisraeli rünnakutest. USA pommid hävitavad üha rohkem raketiheitjaid. Iraan pidas kavalaks ehitada suured maa-alused raketilinnad. See tekitas suuri liikumatuid sihtmärke, mida rünnatakse korduvalt, kuni Iraan kaotab oma ainsa mõjuvõimuga relva. USA tegevus Iraani suhtes on peatamatu. Iraani võimu illusioon on kadunud. Iraani režiimi ja selle raketiõhu kokkuvarisemine on halb uudis mehele, kes soovis ise uut võimublokki juhtida. Putin saab ainult kõrvalt jälgida, kuidas Iraani režiim variseb ja tema Lähis-Ida plaanid hävivad. Miks see Venemaale halb on, selgub meie videost. Kui sulle video meeldib, telli The Military Show kanal. Kajastame operatsiooni Epic Fury arenguid. Aitäh vaatamast!